Tere päevast ja tere tulemast kuulama vestlussaadet Euroopa jutud ja me täna räägime Andrus Ansipiga, praegune Euroopa Parlamendi liige, aga tegelikult tegemist on ühe inimesega, kes kõige paremini Euroopa digitaalse turu teemasid haldab. Nii et me täna proovime Euroopas uut pilti tõlkida Eesti konteksti ja vaadata, et mida Eesti siis Euroopas panustada saab. Ja minu nimi on Kaidi Ruusalepp. Tere tulemast! Tere. Ja väga hea rõõm on vestelda. Mis on praegu töölaual? Suurem osa minu tööajast kulub digitaalsete turgude õigusaktiga tegelemiseks ja ka uue digitaalsete identiteetide ettepaneku kallal töötamiseks. Et see digitaalsete turgude õigusakt, see ei ütle lihtsale inimesele suurt midagi, aga põhimõtteliselt ta peaks siis reguleerima neid kõige suuremaid platvorme, väravahoidja platvorme, kes kontrollivad siis lõppkasutuse ja mingit teenust pakkuva äriühingu omavahelisi suhteid, et kas mingisugune äri ettepanek või teenus jõuab üldse tarbijani või ei jõua. Ja probleemid on olemas. Teatavasti Euroopa Liidus on 10 000 erinevat platvormi ja nende suhetega tegelemiseks on määrus olemas, aga on mingid platvormid, kelle turujõud on ikkagi väga suur ja samas on olemas halvad praktikad, mille vastu tuleb võidelda. Kui ma ütlen halvad praktikad, mida ma siis silmas pean? No näiteks äriühing, kes tegutseb platvormil, ei pääse ligi nendele andmetele, mida tema kasutajad sellel platvormil loovad. Samas pääsevad nendele andmetele ligi seesama platvorm ja platvorm võib kasutada neid andmeid siis selleks, et oma teenust paremaks muuta, mis tal juba olemas on, või siis luua konkureeriv teenus ja kuna tal on palju andmeid kasutada, siis loomulikult saab ta olema lähimas tulevikus juba parem kui see esialgne teenuse pakkuja. Ehk me siis räägime sellistest suurtest teenuse pakkujatest, näiteks nagu Facebook, Google ja teised meile igapäevaselt tuntud nimed. Eks ta põhimõtteliselt neid kõige suuremaid peaks puudutama see ettepanek. Ja teine teemade ring on seotud selle sama digitaalsete turgude õigusakti raames siis oma toodete eelistamisega, mis on ka suhteliselt massiline praktika suurte platvormide puhul. Ehk siis lihtne kasutaja, ta otsib midagi ja ta ei tea täpselt, mille ta siis sai, kas ta sai tõelise turuliidri või sai makstud otsingu tulemuse või sai ta suure tõenäosusega selle sama platvormi oma teenuse, mis ei pruugi sugugi olla nii hea nagu päris turuliider. Ehk siis Euroopa tegelikult praegu tegeleb sellega, et tuua see lõppkasutaja, kasutajad nagu meie, eks, kasutajad nagu ettevõtted, kes kasutavad neid suuri platvorme, tuua nemad sellest võib-olla isegi digitaalsest prahist välja ja seada nende õigused ettepoole ja panna platvormid ikkagi teenuse osutaja tasandile. Ajaloos on ikka juhtunud niiviisi, et kui mingid ettevõtted muutuvad liiga tugevaks, liiga domineerivaks, liiga monopoolseteks, siis on seadusandjad sekkunud ja üritanud siis võrdsemaid konkurentsitingimusi luua. Ja praegu me näeme ka, et need suured on niivõrd tugevad ja niivõrd võimsad, et seadusandlik sekkumine on tarvilik. Suuresti see äratundmine, et platvormid on läinud juba liiga suureks, see tekkis märksa varem. 2016 oli Facebook ja Cambridge Analytica suur skandaal. Juba siis saadi aru, et midagi on valesti. Aga pärast seda, kui USA kongressi rünnati, siis väga paljud inimesed ja poliitikud sealhulgas leidsid, et sotsiaalmeedia platvormid võimendasid ja initsieerisid neid rünnakuid ja siis, kui Twitter otsustas panna
keelu maailma kõige suurema demokraatliku riigi presidendile, siis see raputas jälle teisi inimesi, kes leidsid, et jah, ta võib selle keelu küll ära teeninud olla, aga kas see on ikka päris aktsepteeritav, et üks eraettevõtte tegevjuht otsustab, kes saab oma õigust sõnavabadusele kasutada ja kes seda ei saa. Ja eks neid selliseid initsiaatoreid on tulnud veel ja veel. See, mis juhtus Austraalias, kus Facebook ja Google otsustasid, et nad kohalikku sisu enam üleüldse viitama ei hakkagi, kui nende käest raha küsitakse ja see tekitas suure solidaarsuse laine igal pool maailmas. Euroopas teatavasti on seadus olemas juba, mis kohustab platvorme kasutatava sisu eest tasuma. Ja see viib mind täpselt järgmise küsimuse juurde. Ma oleks just toonud Austraalia näideteks, et Austraalia astus riigina nii-öelda riigi jõupositsioonilt sisse ja mõlemad platvormid käitusid erinevalt. Üks otsustas Austraalia nii-öelda reeglitega ennast kohandada ja teine mitte. Et mis on Euroopa Liidu ja Euroopa võimalus sellistelt jõupositsioonidelt nii-öelda sisse astuda, kui palju tekib kahju, kui palju tekib kasu ja mis Eesti ja mida meie Eestina seal kaasa saame teha? Tõtt öelda, Euroopas on juba seadused olemas, mis kohustavad platvorme siis kasutatava sisu, autoriõigusega kaitstud sisu eest tasu maksma. Aga paraku täielikult seesama autoriõiguse asi on üle võetud ainult Prantsusmaal ja Prantsusmaaga saab mõlemalt nii Google'ilt kui ka Facebookilt minu teada teatud kompensatsiooni. Aga miks teised riigid nii? Neil võtab aega veel, et see omal ajal, siis kui mina olin komisjoni asepresident, vastu võetud eelnõu oma siseriikliku seadusesse üle saaks võetud. Paljud on arvanud, et isegi praegu me peaks kopeerima siis austraallasi ja nende arbitraaži mehhanismi, mida nemad oma seaduses ette nägid selleks, et tulemused saabuksid kiiremini, aga meenutuseks võib öelda, et Austraalias oli ainult olemas seaduseelnõu, see polnud veel vastu võetud, ammugi polnud ta jõustunud, kui mõlemad, nii Google kui ka Facebook otsustasid juba siis kompensatsiooni maksma hakata. Eks nemad saavad ka aru, et lõpmatuseni nii ei saa, et sa kasutad lihtsalt kellegi loodud sisu ilma mingit kompensatsiooni maksmata. Nüüd on küsimus selles, et kui palju, kus on see õiglane piir ja kuidas seda piiri kindlaks määrata. Nüüd Euroopas põhimõtteliselt on selleks reeglid olemas, tarvitseb vaid liikmesriikidel oma siseriikliku seadusse need reeglid üle võtta ja ma arvan, et kõik hakkab toimima. Iseenesest Euroopa ei ole olnud ju piisavalt tugev suhetes nende kõige vägemate, kõige suuremate teenusepakkujatega. Me teame, kuidas omal ajal olid need uudisenupukesed Saksamaal, mida siis Google produtseeris ja kui sakslased otsustasid seaduslikul tasemel siis hakata küsima siis kompensatsiooni nende autorite töö eest, siis selle peale Google lõpetas viitamise ja Axel Springer pidas vastu 10 päeva ja siis tõstis käed üles ja ütles, et võite kasutada meie sisu edasi ilma kompensatsiooni maksmata, sest et nende käive, nende liiklus kahanes sedavõrd, et see ei olnud enam mitte kuidagi moodi mõelda sedamoodi jätkata, kuid Hispaanias otsustati teistmoodi, ei antud üldse ajakirjandusväljaannetele mingit vaba valikut, kas küsida tasu või mitte küsida tasu oma loomingu eest, neid kohustati tasu küsima ja selle peale Google ütles, et ei, ta neid snippeteid enam Hispaanias ei pakugi. No vaat, nüüd on see prioriteetide seadme, me ütleme Euroopa Liidu ees seisvad teemad ka, et kas Euroopa Liit tegutseb suurte vastu ja suunab auru sinna või teine teema, mis on tõenäoliselt suur teema praegu Euroopas üleval ja mis on nüüd Euroopa sisse suunatud teema, on see ühtne digitaalne identiteet, eks?
e-identity, et kuidas me nende teemadega hakkama saame, sest kui vaadata Euroopa Liidu eriti selliseid digiteenuseid ja piirideüleseid teenuseid, ettevõtte loomist, klientide teenindamist, et seal ju kõik algab sellest, et kes mul teisel pool on. Jah, see on üks suur teemade ring. Ma julgen küll öelda, et nende 5 aasta jooksul, mil mina olin Euroopa Komisjoni asepresident, kes vastutas ühtse digitaalse turu loomise eest, meil on seda ühtset turgu tekkinud Euroopas märksa rohkem, kui ta oli enne seda aega. Ja ilmselt see edu on seletatav sellega, et paljud teemad olid lihtsalt üle küpsenud, juba oli tarvis hakata otsustama ja see sama rändlustasude kaotamine või digitaalse sisu kaasaskantavuse lubamine või andmete sundlokaliseerimise vastu seismine ja andmete vaba liikumise lubamine ja nii edasi, et need olid küll tuliste debattide tulemused, aga siiski suhteliselt kerged otsused. Digitaalsete identiteetide vastastikuseks tunnustamiseks on teatavasti olemas Euroopas määrus e-IDAS või e-IDAS, kuidas keegi tahab teda nimetada. Eesti keeli e-IDAS, nagu see sektor räägib. Jah, aga paraku on sellega lugu selline, et pooled riigid on registreerinud sellesse süsteemi, aga kui riigis on küll formaalselt see digitaalne identiteet olemas, mida ka siis see e-IDAS tunnistab, aga praktikas seda ei kasutata, kui digitaalse allkirja andmine võtab aega 3 või 5 minutit ja kui inimene on seda teinud korra elus või mitte ühtegi korda, et siis praktiliselt puudub see, mida vastastikku tunnustada, et Eesti on ikka täielikult eriline riik, mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas oma digitaalsete allkirjadega, digitaalse identiteedi kasutamise poolest. Ja praegu siis Euroopa Komisjon on pakkunud välja uue lahenduse, mis ka täiendab tegelikult seda e-IDAS-t või e-IDAS-t, ja see põhineb digitaalsel rahakotil ehk digitaalsel kukrul, nagu eesti keeles öeldakse. Aga ka see ei ole ilma muredeta Eesti jaoks. Eesti jaoks on seal probleem üksjagu. Ikka on, sest mina mõtlen ettevõtja kontekstis, et meie teenindame kliente üle Euroopa ja investoreid üle Euroopa ja meil on vaja kõikide investorite identiteet tuvastada ja siis kontrollida, kus raha päritolu on ja ongi olnud keeruline, seesama viidatakse eidasele, aga faktiliselt väga vähe liikmesriike on jõustanud ja samamoodi kui dokumente liigutatakse, siis selline üliturvaline digitaalallkiri nagu Eestis on versus siis DocuSign, mille kaudu allkirjastatakse äritehinguid sadades miljardites, et lõpuks sektor võtab ikkagi nii e-identiteedi kui digitaalallkirja kasutusse, aga võetakse see, mida on mugavam rakendada ja ei oodata selliste suurte otsuste järgi, et äkki me peaksime ka Euroopa Liiduna ja võib-olla ka Eestina seal mingeid kompromisse tegema, et oleks nii-öelda implementeerimine või rakendamine oluliselt kiirem. Ma võib-olla olen pisut vägivaldne, aga ma jagaksin selle digitaalse identiteedi 2 ossa. Et teie kui äriühing või pank näiteks, mis iganes äriühing peab olema veendunud, et see inimene, kes väidab, et ta on tema, et ta tegelikult seda ka on. Ja sellise identifitseerimise teenuseid pakuvad ju väga paljud ettevõtted maailmas ja ütleme, et see asi toimib ja toimib ka Euroopas, kuid selline identiteet ei ole kodaniku oma. Et kui me tahame, kasutame näiteks ka single sign-on servicesse sisse logimist, siis me kasutame tüüpiliselt kas Facebooki või Google'it või kasutame iPhone'ist näotuvastust, aga mida see ettevõte selle minu identiteediga teeb või ei tee, kuidas ta teda muudab või ei muuda, et meil selles osas väga palju kaasa rääkida ei ole. Meil Eestis on igal kodanikul oma digitaalne identiteet, see on tema oma,
see ei kuulu ei Facebookile ega Google'ile ega kellelegi teisele. Keegi teine seda identiteeti ilma selle identiteedi omanikuta kasutada ei saa. Ja vaat sellise identifitseerimisega on Euroopas märksa suuremad probleemid kui äriühingutel oma klientide tuvastamisega. No just sellepärast, et seesama identiteet, et üks on nii-öelda dokumendipõhine identiteet, isegi kui see on digitaalne dokument, ja siis on terve kogum andmeid, mis moodustuvad inimese ümber, tema kodaniku olemise tõttu, tema muidu aktiivne ühiskonnas ja ka nii-öelda sotsiaalmeedias olemise tõttu. See digitaalne andmestu, mis tekib ühe inimese tõttu ja ühe inimese kohta. Et ma saan aru, et ka need on suured teemad praegu Euroopas, et kuidas neid kaitsta, kuidas neid hoida, kuidas andmed käivad kaasas, kellega, kuhu, piiriüleselt, mitte piiriüleselt. Jah, muidugi on need ka suured teemad, ega see väikesi teemasid olegi, aga kui me selle digitaalse walleti juurde tagasi tuleme, digitaalse kukru juurde tagasi pöördume, et siis see probleem Eesti jaoks, milles see kukru idee seisneb, see tähendab seda, et telefonis, mobiiltelefonis on turvaelement, nii nagu meil on Apple Wallet näiteks turvaelementil põhinev ja seal salvestatakse siis teatud informatsiooni ja selles digitaalse identiteedi ettepanekus siis nähakse ette, et kodanik paneb sinna oma ID-kaardi, paneb oma autojuhiloa, paneb oma vaktsineerimissertifikaadi, mis iganes ja kokku see moodustabki tema identiteedi. Aga selle ettepaneku meie jaoks kriitiline külg seisneb selles, et see digitaalne kukkur, see põhineb riistvaralisel lahendusel. Ehk siis telefonis on turvaelement ja see tundlik informatsioon salvestatakse seal turvaelemendis. Aga nüüd kujutame korraks ette, et juhtub midagi selle sama turvaelemendiga, mille tootjaid maailmas on paar tükki. No see küsimus, et miks me peaksime siis minema suuremasse sõltuvasse veelgi Samsungist ja Apple'ist, et see jääb nagunii, aga kui midagi juhtub, nii nagu juhtus kunagi Eesti tarkade kiipkaartidega, ID-kaartidega, et kas see tähendab seda, et me peaks hakkama oma kodanikel telefone välja vahetama või? Ja üks on sõltuvus sellistest teenusepakkujatest, aga teistpidi võib-olla olles niimoodi provokatiivne ja lükates Euroopat natuke kerget ebamugavustsooniks. Vahel ei ole tunne, et tehnoloogia areneb kiiremini, kui Euroopa järgi jõuab. Et meil on, ütleme, sellised digitaalallkirja, Euroopa digitaalallkirja teema on juba nii palju üleval olnud ja vahepeal on tulnud uued rakendused ja tehnoloogiad, et elu jookseb eest ära. See on ikkagi nii, et ega ta elu ei jookse siis Euroopast või Ameerikast eest ära, aga ta jookseb seadusandlusele eest ära ja see on ka täiesti loomulik, sest et seadusandlus ei tohi suretada siis innovatsiooni, ei tohi takistada arengut ja samas seadusandlus peaks siis, kui probleemid tekivad, ta muidugi hea oleks, kui ta suudaks neid ennetada juba neid probleemide tekkimisi, aga kui probleemid tekivad, siis ta peab reguleerima turgu. Nii et minu meelest on see täiesti loomulik, et kõigepealt pole mitte seadus ja siis sellele peaks järgi tulema siis innovatsioon, vaid ikkagi vastupidi. Innovatsioon ja kinnistatakse siis. Mis võiksid olla need teemad, mida Eesti saab Euroopa Liidus eest vedada? Nagu täitsa tugevalt läbi eeskujude ja läbi reaalselt tehtud rakenduste? Digitaalse identiteedi teemat me juba puudutasime. Et Eestis on olemas Smart ID, seda kasutatakse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus, 3,5 miljonit inimest igapäevaselt kasutab. Me ei tohi ära unustada seda, et juba 10 aastat tagasi Eestis anti nädalas 1,3 miljonit digiallkirja ja
seda tasub ikka Euroopas korrata, et tänu nendele digitaalallkirjadele me suutsime kokku hoida 1 töönädala aastas, mis on võrdne 2%-ga meie sisemajanduse kogutoodangust, ehk meie võime öelda, et Eestis riigikaitsekulutused tulevad digitaalallkirjadest, et see on meil midagi niisugust, millega me kõik oleme väga ära harjunud, aga mis on maailmas, ma väidan, et täiesti ainulaadne. Ja nüüd tuleme selle Smart ID juurde. Smart ID teatavasti on tarkvarapõhine lahendus. See digitaalne kukkur, digital wallet, see on riistvarapõhine lahendus. Smart ID põhineb lävend krüptograafial, see on jagatud võtmete põhine lahendus ja see on üdini Euroopa lahendus. Ajal, mil me räägime Euroopa tehnoloogilisest suveräänsusest, on minu meelest aeg-ajalt ka hea meelde tuletada, et jah, meil on Eestis olemas lahendus, mis on üdini Euroopa oma, mis ei sõltu suurtest mobiiltelefoni tootjatest või mobiiltelefonidele turvaelementide tootjatest ja loomulikult meie oleme väga huvitatud sellest, et see digital wallet, see haaraks endasse ka siis meie tarkvaralise lahenduse. Ja see on asi, kus kindlasti Eesti saab olla eeskujuks, sest et meil digitaalse identiteedi, digitaalse allkirja sealjuures kasutamine on väga levinud ja see on läinud tavapraktikasse, et inimesed isegi ei märka enam seda, kuivõrd nad kasutavad selliseid digitaalseid tööriistu, mida muu maailm millest ta lihtsalt ei teagi väga paljudes riikides. Samas mõned rakendused, mis on ära tehtud ja nüüd me jõuame ka taaskord selle meie igapäevase teema juurde, mis on COVID, eks, et vaktsineerimispass, üle-euroopaline vaktsineerimispass sisuliselt on juba PDF-i lahendus, eks, et vahepeal mingisugused kokkulepped, mis Euroopa Liidu tasandil tehakse, on rakendatavad ka nii lihtsa lahendusega kui PDF, aga seal on kokkulepet vaja. Jah, kui vaadata nüüd Euroopa digitaalseid arenguid selles koroona kontekstis, siis see vaktsineerimissertifikaat, see on tegelikult üks suur läbimurre. Et meile tundub, et asi ta siis nüüd on, eks. Ja te isegi servastu otse, kui naeruvääristate seda, aga see on esimene üle-euroopaline dokument, mis töötab. Ja isegi kui ta poleks digitaalne, ka siis oleks see tohutu suur läbimurre, sest kui see COVID lahvatas, siis hakkasid liikmesriigid küsima igaüks oma informatsiooni ja kui siis lõpus leiti, et peaks ikkagi küsima siis perearsti tõendit läbipõdemise kohta näiteks või siis negatiivset PCR-testi või hiljem lisandus siis ka vaktsineerimise sertifikaat sellele, mida veel olemaski ei olnud, et siis kujutame korraks ette seda sama PCR-testi. Eestiski on võimalik seda välja printida siis terviseloost, digiloost, on ühes formaadis ja siis on võimalik teenuse osutaja rakenduses seda testi äpist välja trükkida. Nii et me saame juba vähemalt 2 formaati. Ja nüüd kujutame ette, et meil on 27 liikmesriiki, igalühel 2. No unustagem ära, 2 neid ei ole, 54. Ja nüüd võtame selle, et Eestis on 800 perearsti ja ühtset formaati pole, kuidas seda läbipõdemise tõendit kirjutada. Juba Eestis saate te 800 erinevat formaati. Ei, vastupidi, tegelikult ma üldse ei nagu naeruväärist ega alahinda nii lihtsat lahendust. Mulle vahel tundub, et mingisuguste rakenduste kontekstis mõeldakse üle, samas kui ongi üks lihtne kokkulepitud formaat, mida aktsepteerivad kõik riigid, et ma saan aru, et tegelikult Euroopa Liidu tasandil kõige keerulisem on jõuda sellele lihtsale asjale, mille nimi on kokkulepe. Ja sellega ma olen küll täiesti nõus, sest et isegi kui see sertifikaat oleks jäänud ainult paberile,
ei olekski digitaalset rakendust tekkinud. Isegi siis ma julgeks pidada seda revolutsiooniliseks, sest et kui enne seda ühtset sertifikaati oli nii, et sa läksid Pariisis lennukist maha ja siis seal olid pensioneerunud prouad ja härrad palgatud siis dokumente kontrollima, siis nad vaatasid seda nii ja naamsi, katsusid hambaga ja siis üritasid sinu nime leida sealt, kus oli hoopis testi teinud labori nimi ja nii edasi ja nii edasi. No kui sul on dokumentide virvarv, siis on see täiesti loomulik, et inimesed ei saa aru, kus mis on. Aga juba see, et lepiti kokku, et kõigepealt tuleb nimi, perekonnanimi, labor, kes testi tegi, kuupäev, mis test tehtud on ja nii edasi, et see informatsiooni hulk, mis peab olema sertifikaadil ja siis selle järjestus kokku leppida, et see oli juba see revolutsiooniline asi. Võib tunduda kuidagi väga elementaarne ja tonna asi, mille üle rõõmustada, aga nüüd paneme sinna selle sama 800 Eesti perearstide poolt välja antud tõendid kõrvale ja te saate aru, kuidas piiri peal on seda võimatu kontrollida. Täpselt. Ja võib-olla mulle tundub, et me jõuamegi siit hoopis ühe sellise huvitava teemani, et äkki see sama vaktsineerimistõend või sertifikaat üle euroopaline on hoopis avanud sellise võimaluste akna, et on saadud aru, et koos midagi nii lühikese aja jooksul ja võib-olla ka lihtsaid rakendusi kasutades meie võit on kiire. Et kas teie näete seda võimaluste akent, mis meile on tekkinud? Ma näen seda, et sellest halvast koroonast on üksjagu head sündinud ka. Kõigepealt distantsilt õppimine ja töötamine. See kaugtöö on tehnilises mõttes ikkagi väga tugevalt arenenud just viimase 1,5 aasta jooksul. Ka distantsilt hääletamine, mis enne vanasti Euroopa Parlamendis oli täiesti mõeldamata, Eesti puhul loomulik asi, jälle kord tuleb öelda, et meile loomulik, aga teiste jaoks täiesti ebaloomulik. Nüüd on teised hakanud mõtlema sellele, kuidas hakata oma hääletamisi korraldama nii, et ei peaks ilmtingimata füüsiliselt kusagil kohal olema. Või te viitasite ka lahenduste lihtsusele. Et tihtipeale ka meie siin Eestis pingutame üle. No, kas või selle sama COVID-sertifikaadi lugemine. Eestis tehti ka korralik lahendus ja ka lugeda täiesti kõlbav, aga see esimene lahendus oli ju meil ikkagi online'is töötav lahendus ja kui tuleb ära lugeda siis 100 või 500 või 1000 sertifikaati järjest, siis see on liiga ajakulukas, seda teha ei saa ja ma tean seda, et näiteks Tallink kasutab Belgia lahendust sertifikaatide kontrollimiseks. Sertifikaatide kontrollimine ei tekita mitte mingisuguseid probleeme. Näiteks Prantsusmaal tänavakohvikus võtad istet, pakutakse menüüd ja visatakse nalja ja siis öeldakse, et teie sertifikaadid, et ma pean kontrollima seda. Et see käib kuidagi prantslasliku elegantsiga ja see käib nii valutult ja lihtsalt. Lähed Prantsusmaal Pariisist kiirrongi peale, kõik inimesed, kes rongi astuvad, kõigil kontrollitakse ka sertifikaate, et me oleme niivõrd lihtsa ja niivõrd hästi toimiva lahenduse saanud, et see on ikka suuresti sellesama koroona teene. Ma arvan, et neid impulsse, mis on tulnud sellest sunnitud distantsilt töötamisest, et neid on päris mitmeid, mis teenivad veel pikka aega. Päris palju, et seda on öeldud ka, et see koroona on olnud väga paljude juba õhus olnud muutuste ja muudatuste kiirendi. Et näiteks see sama distantsilt õppimine, kaugtöö, millest on ammu räägitud ja nüüd, kui on terve maailm sisuliselt pandud sundolukorda, siis need muudatused on vaikselt meie ellu või õigemini pauguga tulid meie ellu ja mingisugused teemad ei pöördugi tagasi, mis ongi loomulik. Distantstöö ongi loomulik. Nii ja naa. Ma ei ole seda usku, et ühel päeval võiks distantsilt töötamine
õppimine muutuda ainuvõimalikuks õppevormiks. Ma siiski usun sellesse, et inimlikest kontaktidest on võimalik saada väga palju kasu, on see siis äris või ka koolides. Kui mina kunagi ülikoolis käisin, siis räägiti ka keskkonnakasvatuslikust efektist, ehk siis kui üks inimene midagi õpib üksinda, pühendub sellele väga, siis üks keskmine inimene ei ole üksi võimeline omandama seda, mida ta on võimeline omandama koos teistega õppides. Jagatud teadmised. Keskkonnal on kasvatuslik efekt. Kui me õpime keelt, teie olete õpetaja, mina olen õpilane ja siis keele õppimine on matkimine. Mina olen kogu aeg mingi surve all, te panete mind surve alla, et õpilane on ikka mingisuguse surve all. Ja see, keda matkida, see on ainult üks, see olete teie. Aga kui meil on 5 inimest näiteks või ka 15, läheb igavaks muidugi, aga kui on 5 inimest, et siis ma saan matkida ka teisi, ma saan kuulata seda, mida nemad valesti teevad, ma saan selle järgi oma hääldust korrigeerida. Nii et see keskkonnakasvatuslik efekt, see on kirjeldatud juba Antiik-Kreekast, et ilmselt jääb ta kestma teist sama palju veel, kui ta praegu juba kestnud on. See saab olema päris huvitav väljakutse meil nii-öelda järgmise, isegi 5 aasta jooksul, ma pakuks 10 aastat, et kas sellist nii-öelda keskkonnakasvatuslikku efekti on võimalik ekraani taha viia, et näiteks Euroopa Parlamendi istungid, et kui need nüüd ühel kuul toimuvad digitaalselt ja ühel kuul toimuvad kohal olles, äkki? Kui pidada mingisuguseid videokõnesid, siis minu meelest ei ole mingit vahet, kas kohtuda füüsiliselt või läbi videosilla, siis kui koosolekul osaleb ühelt poolt 2 ja teiselt poolt ka 2 inimest, olgu või 3 ja 3, 1 ja 1, et seal mingit erilist suurt vahet mina küll ei märka. Aga kui tegemist on suuremate koosolekutega, 50 inimest, 150 inimest, et siis minu meelest vahe on küll väga suur, sest et paljud on oma sõnavõttud ette valmistanud, nad ei haaku eelnevate ja järgnevate sõnavõttudega, öeldakse minuti jooksul lihtsalt see ära, mis hingel on olnud ja see ei loe mitte midagi, et 20 tükki enne ja 20 pärast ütlevad täpselt seda sama, et see ei ole väga efektiivne, nagu klassikud on öelnud, firma kultuuri saab distantsilt hoida, selliseid distantstööga hoida, aga seda luua on praktiliselt võimatu. No nüüd on jälle küsimus selles, et äkki on formaat vale? Ühel heal päeval, kui virtuaalreaalsus areneb sedavõrd, et on võimalik endale manada siis ruumi kõik inimesed küll hologrammidena, et küllap siis ka see suurem auditooriumi tajumine muutub paremaks, sest et kui me praegu peame videokonverentsi, siis me praktiliselt tagasisidet ei saa. Teie mikrofon on sisse lülitatud, minu mikrofon on sisse lülitanud, aga ülejäänud ei tea ma midagi. Kas nad on kuidagimoodi pahased selle peale, mis ma ütlesin, ma ei näe ka neid. Kas nad nõustuvad minuga, mõmisevad kaasa, tekitas minu sõnavõtt kelleski mingisuguse naeru turtsatuse või midagi. Praktiliselt sellist tagasisidet auditooriumist praegusel ajal ei saa, et see kaugtöö koosolekute mõttes, sest see peab ikka väga tublisti edasi arenema, et ta muutuks oma efektiivsuselt siis võrreldavaks kohaloleku vormis tehtud koosolekuga. Me juba hologrammidest rääkisime, millal järgmine Euroopa president on tehisintellekt? Mis aastal? Euroopa kontseptsiooni järgi ei saabu seda aastat mitte kunagi, sest et Euroopa hoiak on see, et tehisintellekt peab alati olema alluma inimese kontrollile. Ja kui me võtaksime siis tehisintellekti, kes kontrollib inimesi ja keda inimesed enam ei kontrolli, siis see pole enam Euroopa. Et kui me räägime tehisintellekti arengust, siis
Euroopas on ikkagi ühemõtteliselt võetud hoiak, et me ei taha mingisugust riigikeskset tehisintellekti, nagu on Hiinas sotsiaalse krediidisüsteem. Me ei taha ka tehisintellekti keskset tehisintellekti, me ei mõtle või ei soovi singulaarsust päeva, mil arvutid tervikuna saavad targemaks kui inimesed ja loomulikult nad teavad seda, et arvutamise kiirus on suurem siis, kui temperatuur on madalam ja siis nad muidugi hävitavad atmosfääri, mis meie planeeti kaitseb, et neid hirme on ju küll ja veel ja seetõttu Euroopas on võetud väga selge hoiak, meie arendame tehisintellekti, mis on inimkeskne. Nüüd me jõuamegi sellise viimase küsimuseni ja üldse viimase teemani, et ma saan aru, et tehisintellekt on nagu üks teemadest. Mis on järgmise 10 aasta suured teemad, millega Euroopa Liit mitte ainult peab tegelema, vaid millele ta peab lahenduse leidma? Järgmise 10 aastaga ma ei julge ennustada, et tuleb tõeliselt midagi vapustavat, midagi täiesti uut. Et ma kujutan ette, et suuresti me arendame edasi neid samu tehnoloogiaid, mis meil praegu juba on, sama tehisintellekt, isesõitvad autod, tõeliselt isesõitvateks ja nii edasi. Aga samas me teame ka ajaloos seda, et tõeliselt suured avastused, mis on maailma raputanud, aga neid ei sünni igal kümnendil. Et need on tulnud suuresti ikkagi nii, et 10 aastat enne nende sündi pole ka sünnitajad ise teadnud seda, et neil ükskord midagi vapustavat tõepoolest sündimas on. Et raske prognoosida, kust kohast see suur raputus tuleb. Võib-olla on ka hoopis see, et kõige suuremad muutused tulevad kokku paljudest väikestest muutustest. Et kui Euroopa igas kontekstis muutub rohkem digitaalsemaks ja rohkem ühtsemaks ja ühtseks turuks, siis see ongi see üks suur muutus. Küllap ikkagi see piiride kadumine või piiriüleste lahenduste võimaldamine, et küllap see arengule kaasa aitab ja eriti kui me mõtleme tulevikule ja digitehnoloogiatele, siis andmete maht, andmete hulk võib osutuda ikkagi väga oluliseks komponendiks. Et need, kellel on tohutud andmebaasid, nendel on väga suured eelised oma arvutite õpetamiseks ja võrreldes Hiina ja Ameerika Ühendriikidega Euroopa paraku on tagaajaja rollis, kuna meil on andmebaasid suhteliselt väikesed ja see on suur väljakutse meie jaoks, kuidas me saaksime neid andmebaase ühendada selliselt, et ka meie arendajad saaks vähegi suuremaid andmebaase kasutada. Ja. Aga samas sama andmete vaba liikumise lubamine, kus ka Eesti oma rolli mängis Euroopa Liidu istumise ajal, et ka see on juba üks suur samm selleni, et me saaksime suuremaid andmebaase kasutada Euroopas selleks, et oma arvutisüsteeme õpetada. Suurepärane. Aga ma väga tänan selle vestluse eest, sellepärast, et see võimaldas meil kaasa mõelda suurtel teemadel ja panna tükike Eestit, tükike iseennast, tükike Eesti kodanikuna, Euroopa kodanikuna sellesse suurde pilti. Nii et see oli meie esimene vestlussaade Euroopa jutud ja Andrus Ansip ja Kaidi Ruusalepp me väga täname.